Kuidas alanud majanduslangusest võitjana välja tulla? Vol 5. Minu nimi on Roland Tokko, olen Edu Akadeemiks asutajatest. Ma olen lugenud niisugust raamatut nagu Prosper Chris Martinsonilt ja me oleme teinud temaga ühe webinari ja ta on jaganud seal väga palju olulisi nõuandeid ja teadmisi selle osas, mis majanduses toimub ja millele tähelepanu pöörata, et alanud majanduslangusest võitjana välja tulla. Üks asi on see, mida ta on jaganud, on see, et on olemas 8 erinevat kapitaliliiki. Väga paljud arvavad, et neid on oluliselt vähem, aga tegelikult on 8 erinevat, millele tähelepanu pöörata ja milles edasi areneda, milles edasi liikuda, mida endal täiendada. Ja ma jagan, mis need 8 on, et anda sulle veits nagu ülevaade. Esimene on finants ehk kõik sinu väärtpaberid, võlakirjad, aktsiad ja nii edasi ja ka sinu füüsiline raha, mis sul on käes. Need kõik lähevad sinna finantside alla. Aga mis on üks oluline asi selle juures, väga paljud panevad kõige suurema rõhu just sellele. Aga üks hea ütlus, mida Chris ütleb, on see, et mõni mees on nii vaegne, et ainus, mis tal on raha. Ja seetõttu on tegelikult veel 7 väga olulist kapitali valdkonda, millele tähelepanu pöörata. Teine on sotsiaalne kapital ehk sinu suhted, sinu kontaktid nii tööalaselt sõpradega ja nii edasi, sellepärast et mida hullem on kriis või mida raskem on olukord, seda olulisemaks muutub see, et keda sa tunned, milliseid kontakte sul on, keda sa saad endale appi kutsuda, kelle käest sa saad mingisuguseid vajalikke asju, vajalikke teadmisi ja nii edasi ja nii edasi. See on asi, mida sul ei ole võimalik ehitada üleöö. Sellepärast on sotsiaalne kapital asi, millele pöörata tähelepanu igapäevaselt ja pidevalt ja mõelda, kes on need inimesed, kellele sa tahad ise abiks olla, keda sa tahad oma sotsiaalsesse võrgustikku ja kes võivad ühel hetkel sulle abiks olla. Kes on need inimesed, kes saaksid sind tööalaselt edasi aidata või kes on need inimesed, kes saaksid sind siis eraeluliselt edasi aidata. Mõtle ja vaata ja ole nendele inimestele ise abiks, et saaksid nende abi siis, kui sul seda kõige rohkem vaja on. 3. on materiaalne kapital ehk need on kõik materiaalsed asjad nagu kinnisvara, autod ja nii edasi, kõik sellised asjad, mis on füüsilised, materiaalsed, mida sa saad käega katsuda. Jällegi oluline asi, millele tähelepanu pöörata, et endale luua võimalikult selline tugev pinnas, kui asjad peaksid minema hullemaks, et sul on kõik vajalik enda jaoks olemas ja või siis, et sa oled oma sotsiaalsete kontaktide abil vajalikest asjadest siis täiendatud, et kui sul endal ei ole, et sa tead kedagi, kellel on. Ehk et vaatage jällegi üle, mis on need asjad, mida sul kõige rohkem vaja on ja täienda oma materiaalset kapitali. 4. on elamiskapital ja elamiskapital on nagu 2 poolt. Üks pool on see sinu füüsiline keha. Ehk et kas sa oled suuteline elama, kas sa oled terve, kas sa toitud tervislikult, kas sa oled näiteks pandeemiate või siis haiguspuhangute puhul terve, sellepärast et sa oled oma tervise eest hoolitsenud. Jällegi asi, mida sa ei saa üleöö, sa pead sellega tegelema igapäevaselt, toituma tervislikult ja liigutama ennast ja nii edasi. Teine pool elamiskapitalist on see, et kas sul on ligipääs toidule, kas sul on vesi olemas, kas sul on olemas toit, mis kuskil kasvab või kas sa tead kedagi, kes kasvatab seda, et jällegi sa saad luua neid kontakte nendel aegadel, kui asjad on kõik väga hästi. 5. on teadmiste kapital. Asi, mida jällegi sa saad aja jooksul omandada, millised on sinu teadmised ja millega sa saad sina teistele kasuks olla. Ja võib-olla jällegi tänases olukorras eriti, kus väga suur osa liigub online'i ja väga palju on inimestel vaja nõuandeid virtuaalselt ja kas sinu teadmised on selleks ette valmistatud, et inimestele neid jagada. Kui ei, siis on viimane aeg neid teadmisi hakata arendama ja jällegi see tekib üle mõningase aja, nii et täienda oma teadmiste pagasit ja ühel hetkel võid sa seda teadmiste pagasit pöörata ümber ka finantskapitaliks või mis iganes muuks kapitaliks. 6. on emotsionaalne kapital ehk et kui asjad lähevad hullemaks või olukord on kontrolli alt väljas või on kriis ja nii edasi, siis kas sa suudad oma emotsioone kontrollida. Ja mitte siis kontrollida selles mõttes, et sa need alla surud, vaid küsimus on see, et kui emotsioon tuleb ülesse, kas sa
oskad reaktsiooni valida, kas sa suudad oma reaktsiooni valida sellele, milline on sinu emotsioon. Ja kui sa seda ei suuda täna, siis on ülimalt oluline, et endas seda oskust arendada ja lahti lasta asjadest, mis sind kinni hoiavad, lahti lasta oma minevikudraamadest, mis alateadlikult sind trigerdavad iga kord, kui midagi keegi teine teeb ja sinus esile toovad mingisuguseid emotsioone, mis tegelikult ei ole absoluutselt selle teise inimesega seotud, vaid need on mingid asjad, mis sinu seest välja tulevad. Nii et tegele oma emotsionaalse kapitali arendamisega, sellepärast et rasketes olukordades, kui sina suudad jääda rahulikuks ja sina suudad teha kaalutletud otsuseid ja reageerida oluliselt paremini kui teised inimesed, siis see annab sulle jällegi väga suure eelise ükskõik mis olukorras ja see emotsionaalne kapital võib sulle väga-väga kasulikuks saada ja jällegi võib olla võimalus neid üle kanda ka teistesse kapitali valdkondadesse. 7. on kultuuriline kapital. Milline on siis sinu kultuur sinu ümber? Kas sa saad oma naabritega läbi, kas sa saad oma kogukonnas inimestega läbi, kas see kultuur, kuhu sa kuulud, kas see toetab sellist elustiili või sellist elu, nagu sina soovid elada? Ja kui ei, siis kus on selline kultuur, kus on sellised inimesed? Otsi see üles või leia see võimalus ennast sellisesse keskkonda kolida või siis järjest parandada oma suhteid nende inimestega, kes sinu ümber on. Aga kultuur on üks asi, mida väga raske on sinul endal muuta, sellepärast et see koosneb rohkem kui ühest inimesest ja seetõttu on vajalik oluline vaadata seda, et kas see, kus sa oled täna, vastab sellele, nagu sinu soov on, nagu sinu olemus on ja kas see toetab sind kõige paremini. Ja 8. on ajaline kapital. Asi, mida meil kõigil on piiratud kogus. Ja seetõttu on ülimalt oluline vaadata üle, et kuhu sa oma aega paned. Mis on need asjad, mida sa peaksid täna näiteks lõpetama? Millest sa peaksid oma aega vabastama? Ja kuhu sa peaksid oma aega juurde panema? Milliseid oskuseid asju omandama? Et näiteks mõnes muus kapitalis oma kapitali mahtu suurendada. Nii et vaata üle oma ajaline kapital, mida sa peaksid vähendama, mida peaksid suurendama ja kuidas sa saaksid teisi kapitale omale samamoodi täiendada, suurendada ja juurde luua. Sest et mida hullem või raskem on kriisiolukord, seda suurem on sinu kindlus, sinu edus vastavalt sellele, kui kindlustatud sa oled nendes 8 erinevas kapitali valdkonnas. Kui sa tead kedagi, kes peaks seda kuulma, siis ole hea ja jaga seda videot ja näeme juba õige pea. Tšau!